Tänase tunni, ma saan aru, et meil on tund aega, natuke rihmu peale. Fookuseks on siis hantide kui põlisrahva ja siis valdavalt Surguti teedeehitustrusti töötajate kui ühe kolonisaatorite sellise grupi vahelised suhtestumised, mis on väga mitmekihised tegelikult, üllatavalt mitmekesised, mõnesid neist me jõuame siis täna läbi käia. Ja põhimõtteliselt ma katsun hoida 3 lõime. Üks on siis isiklik olemine, teine on siis ühiskondlik, sotsiaalne või grupi vahelised suhted ja 3. on siis suhe füüsilisesse ruumi. Sest huvitaval kombel tegelikult see, mis avaldub füüsilises ruumis käitumise selle tagajärgedes, tegelikult näitab väga palju, mis on siis seal 2 kõrva vahel, eks see vaimne olek. Et seda 3 lõime pidi katsun tuua siis mõningaid selliseid lugusid või näiteid. Millele ma toetun siis enda isiklikele kogemustele ekspeditsioonidel. Aastast 1989 oli esimene kord ja 2007 oli siis viimane kord. Et selle aja jooksul oleme käinud valdavalt Tartu Ülikooli egiidi all, oleme käinud ekspeditsioonidel. Esimene ekspeditsioon tegelikult toimus tänu 2 momendile. Üks oli see, et siia samasse Fenno-Ugriasse tulid Kasõmmi handid, kes pidasid üks ägeda loengu ja kuna Tartu Ülikoolis oli sel ajal suhteliselt selline vaba režiim, mindi vana kursuse süsteemi pealt, mingi uue süsteemi peale, millest keegi midagi ei teadnud eriti, aga peamine oli see, et tudengid said teha, mida tahtsid. Ja siis selle rahvaluule praktika me otsustasime, et me tahame minna siis sinna hantide juures, nemad kutsusid. Ja Andres Einapuu on siin saalis, tema smugeldas meile Kultuuriministeeriumi alt rahastuse. Ma ei tea, kuidas ta sellega hakkama sai, aga igas raha me saime sõiduks ja sinna siis me saime sõita. Küll aga me ei saanud seda Kasõmmi, sest kui me hakkasime otsima transporti, tulid just Eesti meie tuttavad, ütlesid, et aga kuulge, et meil on Surguti teedeehitustrust. Siis oli ta veel vanas Nõukogude süsteemis suuresti teedeehituse all. Aga Eesti teedeehitajad siis, ma nüüd näitan kaardi peal, meil arvuti läks kuhugile kõndima, et siis vaatame vanamoel kaardi pealt. Et kui siin on Obi jõgi ehk Lääne-Siberia ja see keskmine osa on siis Ante-Mansiski piirkond, üleval on siis Jamali-Nenetsi, siis Eesti teedeehitajad toimetasid valdavalt idahantide alal. Ja idahandid enamuses elasid siis enne seda, kui Obi jõgi keeras siis põhja-lõunasuunaliseks. Ehk ida-lääne suunalise Obi jõe ja selle lisajõgede, eriti põhjapoolsemate lisajõgede ümber, siis elavad osalt siiamaani siis idahandid. Teadupärast handid jagunevad siis põhjahantideks, lõunahantideks ja idahantideks. Ja nende keeled on erinevamad üksteisest kui Skandinaavia keeled. Et oleks enam-vähem mingisugune orienteerumine. Ja põhiliselt Surgut on siin selle idakäänaku siin keskel. Ja meie käisime valdavalt, vähem käisime Tromagani peal, kus oli siis ka see Kogalõmm, aga rohkem Ljantori peal. See on siis Pimmi jõgikond ja natuke veel Jaaminit. Miks ma räägin jõgikondadest? Handid on nii nagu paljud saamidki jagunevad veel lisaks, et nad on siis põhja, lõuna ja idasaamid jagunevad jõgede kaupa. Ma olen selle jõe hant. Ja kuna Ljantori linn kujunes Pimmi küla kohale,
mis jälle kujunes ise ühe Handi elamise kohale, siis saatuse tahtel meil oli lihtsam uurida Pimmi hante kui Kasõmmi omasid. Kuigi hiljem jõudsime Kasõmmi ka. Et selline taust siis, ja mis oli veel eripära, et siis selle idahandid on siis saanud just naftatööstuse. No ütleme, naftatööstuse ja selle inimestega tihedalt suhelnud seinast seina. Nii, et see on see taustakoht. Kuna meil on see enam-vähem tunni aja raamistik, et kui tekib mingi täpsustava küsimuse vajadus, siis andke kohe teada, et siis katsume selle küsimuse läbi käia ja siis minna edasi. Sobib niimoodi. Mis tähendab hant? Hantideks kutsutakse meie soome-ugri keelepuu siis ugri haru. Handid ja mandsid moodustavad siis ungarlasega koos ugri haru keeleliselt. Nende keeles mis tähendab? Hant, hantekoh. See on tähendab handi mees või handi inimene. Noh, nagu paljudel rahvastel on see mees ja inimene on kuidagi ühe juure peal. Tegelikult varasem nimetus on hantide ostjakid. See on siis Obijõe rahvas. Aga see on pigem nagu see lääne pool oleva see lõunahandi mõjutusel. Ja mandsid olid siis vogulid, jah, varasema nimetusega. Kui keegi on meid lugenud, siis handid ostjakid, mandsid vogulid. No nii, ja põhimõtteliselt esimesed kogemused tulidki selle esimese sõiduaeg juba, et kui olime saanud Steti juhtkonnaga kokkuleppele, et jah, me saame nende vahtalennukitega. Vahtalennuk on siis selline erilennuk, mis viib inimesed tool ajal otse Tallinnast Surgutti ja sealt bussidega sõideti Leontoori. Leontooris oli Surguti teedeehitustrusti peamine selline tööstusbaas, aga siis ka selliste vahtade ehk selle tööetappide ajal siis ka elamine. Ja esimene asi, mis füüsilises ruumis kohe silma torkaski, mis me esimestel päevadel hoolikalt esialgu ümberringi liikudes nii linnas kui ka siis seal Handi külas nii-öelda, torkas see, et teedeehitustrusti see Eesti küla, kus majadel olid isegi need topeltkeelsed sildid Eestist kohale toodud, nii eesti kui vene keeles. 2007 oli veel siiamaani need kahekeelsed sildid, see oli huvitav. See oli ehitatud niimoodi, et ta oli ehitatud sellisesse männikusse ja puud olid maha võetud ainult nende majade alt. Nii et tegelikult ehitus oli tehtud hoolikalt ja täpselt. Tegelikult ühte mändi me nägime niimoodi, et oli viitsitud siis niimoodi peenelt seda maja paigutama niimoodi, et räästast lõigati siis pool kuu ära, nii et mänd kasvas otse maja kõrval. No kuna ei olnud väga suure mahuga tegu, siis võis endale sellist käsitööd lubada. Aga see näitab hoiakut. Et põhimõtteliselt see Eesti küla oli ja korralikult asfalteeritud teerajad ja just niimoodi, et olid asfalteeritud need kohad, kus inimesed olid harjunud käima. Nii et alguses räägitigi, et ei tehtud midagi peale sõiduteede ja siis, kui olid rajad välja kujunenud, siis nendest tehti kõnniteed. Et kogu see ümbrus oli võrreldes nüüd selle Leontoori paneelmajade linnaga oli niivõrd ilus, et kohalikud siis naftatöölised ja nende pered käisid Eesti külas jalutamas. See on see vana sükane komme, et käiakse progrulku.
jalutamas käidi Eesti külastest seal Liilus. Linn ise ehitati ühest küljest juhuslikult, tegelikult pidi suurem selline naftakeskus ja Surgutneftegassi peakorter pidi tulema Sartõmmi. See on siis, kui Ljantor on Surgutist loodesse 300 kilomeetrit, Sartõmm on siis mõned sajad kilomeetrid veel põhja poole, aga naftatööstuse plaanimajandus siis ei jõudnud veel Sartõmmi. Aga majade paneelid olid juba valmis ja ära transporditud, ületades siis ette nähtud plaani. Siis oli vaja kuhugi need paneelid siis püsti panna ja siis Ljantori külast tegelikult saigi siis Ljantori linn tänu sellele, et oli vaja kuhugi ehitada need majad ära. Ehitati majad sinna ära ja siis saigi see Ljantor selliseks peamiseks baasiks. Ehitati siis seda viisi, et selles linna alla planeeritud piirkonda jäid siis ühe Handi pere, kes oli selle maade omanik, siis üks talveelamistest. Hantidel on rändlev eluviis teadupärast. Neil laias laastus on neil suveelamine ja talveelamine erinevates kohtades. Talveelamine on siis rohkem nagu selliste põndakutel nagu metsa sees, suveelamised on rohkem lagedamal kohal järvede ääres, kus puhub tuul ja puhub sääsed minema. Ja vahel on siis ka selline sügis-kevadine elamine ka veel, eriti rikkamatel peredel, kellel on seda pliiskamise momenti. Et siis talveelamisse oli siis, või nendel aladele, kus oli ka surnuaed, selle pere auad, et sinna siis planeeriti linn ja selleks, et saaks maju ehitada, kõigepealt Pimmi jõest imeti välja igava, ma ei tea neid tonne, aga neid tonne oli kõvasti, lühidalt kogu see linnaalune täideti sellise liivapadjaga, kuna Lääne-Siber on tegelikult üks suur merepõhi, siis seda liiva on tegelikult igal pool ja see on üsna lähedal maapinnale. Nii et põhimõtteliselt imeti jões see põhjast see liiv välja, see sai kergesti kätte, laotati laiali, ehitati siis elumajad ja ka Surgutneftestroi, selle peakorter, loomulikult ka koolimajad ja lasteaiad ehitati surnuaiale selle koha peale. Selle kohta on niisugune huvitav lugu, et me intervjueerisime nii-öelda külahante. See külahantideks, metsahantideks ja linnahantideks jaotumise, sellest ma räägin veel natuke aega hiljem, aga seal Ljantoris elanud, siis linnas endas elanud külahanti, lasteaia kasvataja. Tema rääkis seda, et nemad kogu aeg kartsid tegelikult sinna tööle minna, sellepärast et surnuaia peal. Ja tema ütles, et temal endal nagu seda šamaani liini pole. Aga tema sellel töökaaslasel, kes oli ka hant, et temal oli ja tema ütles, et seal kummitavad, et seal esimene vanaisa ja vanaema, kes sinna oli maetud, et nemad on seal kummitavad. Ja kui vene kasvataja seal, kes nagu Andi lapsi eriti ei sallinud ja tõstis kätt nende vastu, siis vahel juhtus niimoodi, et lõi poltergeisti. Et tema ise on näinud, kuidas võtmekimp laua pealt lendas igavade hooga vastu seda vene kasvatajat, kui ta Andi last peksis või lõi. Et selline huvitav seik. Mina ei ole näinud, et see võtmekimbud lendaks. Aga vähemalt me oleme üles võtnud neid mälestusi. Et Ljantori linn oli siis ehitatud liiva peale. Metsa alt veeti siis natukene huumus
ja istutati iga kevadel lehtpuid. Iga jumala aasta, kui me seal käisime, siis iga kevad istutati uued lehtpuud, mis siis ütleme sügise alguseks olid ära kuivanud. Ja siis seda liiva muidugi jagus igale poole, isegi aluspesu vahel. Sest suurema tuulega ikkagi seda liiva lendas. Tasapisi nüüd paarikümne aastaga, jah. 2007 oli niimoodi, et mõnedes kohtades oli mõni puu hakanud juba kasvama. Ja enam sinna ei pidanud mulda ja uusi puid sinna kohale transportima. Et see näitab teatud nagu sellist üldist suhtumist siis ruumi kaudu. Et Eesti teedeehitajad eristusid siis muudest, enamasti naftatööstus, aga siis ka muude, sest seal olid ju toitlustamine ja restoranid, aga ikkagi koloniaal selliste üksuste hoiak ruumi väljendus tegelikult selles, et kuidas loodi enda ümber see olemise koht ja mida see kõik maksma läks. Siis ruum. Nüüd räägime gruppide vahelist, hantide ja kolonisaaride vahelisest suhetest. Üldjuhul Vene või Nõukogude taustaga inimesed, ükskõik kui madalal töökohal nad olid, suhtusid hantidesse kui kolmandajärgulistesse olenditesse. See oli lihtsalt selline hoiak, seda isegi endale ei teadvustatud. Isegi täitsa toredad tüübid, kellega oli normaalne rääkida, kes olid väga haritud. Nii kui läks jutt hantidest, et meie uurime hante ja oleme ekspeditsioonil, lõi välja selline üleolev tunne, et meie tõime neile kultuuri. Et selline üldine hoiak. Kui handid jäid juhtumisi nafta ammutus puuraukude rajamisele jalgu, siis nad lihtsalt aeti minema. On ka varasemaid juhtumeid, kus hant, kes siis jahipüss käes hakkas vastu seisma, ta polnud enam kuhugile minna oma verega, siis lasti lihtsalt maha. Ja nii jäigi. Selleks ajaks, 90 alguses tegelikult, kui tuli kõik see NSV Liidu lagunemine ja Jeremei Aipini mõjul, kes oli siis Vene siis selles ülemnõukogus, jah. Ja kellel oli Jeltsinile kuidagi otsene mõju huvitaval kombel, et siis nad suutsid tegelikult välja kaubelda terve hulga endale selliseid seaduse sätteid, mis kaitses vähemalt sugukonnamaid ja põlistas, isegi vist nende põhjaväikerahvaste see eriseadus tuli sel ajal. Ja üsna palju oli näppupidi mõjutust ka siit Eesti poolt, sest selleks ajaks oli juba Soome-Ugri konsultatiivnõukogu oli juba loodud soomlaste ja ungarlaste kaasa löömisel. Ja eestlased olid need, kes sildasid kogu seda Handi, Mansi ja Soome-Ugri konsultatiivnõukogu tegevust ja eks sealt Handi erinevad tegijad said ka nii vaimset tuge kui ka juriidilist. Aga igatahes 90. keskpaiku siis oli teatud seaduslik kaitsemoodi asi oli olemas. Naftafirmad, valdavalt Surgutneft ja Gas, nad olid kohustatud tegema lepingud, aga see ei takistanud 90. keskpaigas Ruhnskije külas. Näiteks surnuks peksmast miilitsa poolt
ühe perekonna esindajad, kes oli nüüd selles Handi-Mansi okrugi selles ülemkogus deputaat. Piirkonna deputaat peksti surnuks miilitsa poolt ja ei tehtud mitte midagi. 90 paik. Okrugil ei olnud mingit autonoomia muid asja. Ei, Handi-Mansi see okrug, seal ongi, seal oli oma riigikogu nii-öelda. Aga kas ta oli autonoomne? No autonoomne vabariik, jah. Jah, no ja Mali Nenetsi ja siis Handi-Mansi need on. No seda ma räägingi, et saavutati küll terve hulga ka seadusandlikke eri juhtumeid ja nutikamad muuseas kasutasid seda ära, ma võin sellest ka rääkida. Aga see ei takistanud vajadusel, Sopatšinide perekond on ju haritud inimesed, oskasid väga vastikud olla, sest nad oskasid oma õigust ajada, ei laskunud ennast niimoodi lollitada. Ja siis korjatigi ta maha. Õhtul viidi miilitsasse, hommikul oli miilitsa jaoskonna kõrval surnud. Sinised vorbid seljal, ma tegin fotot ka. Et selles mõttes see ongi nagu selline, et ühest küljest oleks nagu paremaks, teisest küljest, enam polnud kolmanda järgu olend. Aga teisest küljest ikkagi vajadusel ikkagi lasti maha. Ja siis see vastav Antide poolne see ellujäämiskohastumus oli see, et katsuti suhelda nii vähe kui võimalik. Ja see suhtlemismaneer see kujunes välja siis nagu erinevalt, et nii nagu saamide puhul on sitisaamid ja siis need päris saamid, jõhesaamid. Et hantidel kujunes ka välja nagu kolme gruppi nagu hante. Et olid need põlisrahvas, kes oma jõgede kaupa siis oma identiteeti nägi. Siis olid need külahandid. Nemad olid siis nende jõgede juures, igal jõel oli oma selline piirkonna keskus. Leantoor oli siis Pimmi jõe oma, Tromaganis oli siis, Tromagani jõel oli Ruskõiskiie. Ja reeglina siis sellel nii-öelda heal ajal, kui head naftakompaniid siis ehitasid antidele rahvuslikke külasid. Enamasti selle piirkonna keskuse servaalale. Et siis nendesse majadesse, mis sinna ehitati naftameeste poolt, et sinna tulid siis külahandid elama. Külahant oli siis selline, kellel oli kas väga lõdvaks jäänud seos oma koduperega või üldse katkenud ja kes tihti oli siis kohalikus administratsioonis saanud tööd. Need kvoodihandid nii-öelda. Et kohalikus kultuurimajas siis tegelesid sellega, et tähtpäevadel handi rahvariidi imitatsioonis inimesed oleks laval või kokkutulekute ajal siis kohalikku rahvusporti tehtaks, millest saavad siis vene ja muu rahvusest elanikud ka osa võtta. Või siis õpetajad ja mõnel juhul ka arstid. Tegelikult kui hakata mõtlema, siis üsna palju nii nagu eestlaste juhul. Et kui ikkagi Balti-Saksa võim oli, siis kohalikku rahvast ju koolitati pastoriks, et oleks ikkagi arusaadavas keeles see suhtlemine. Et ingekarjane oleks siis nagu omakeelne. Arstid ja juurat kas ka tuleva mingi hetk. Et selles mõttes, et meie esimesed ülikooli nagu need teaduskonnad, kus eestlased ligi said, oli laias laastus sama ja ega see õpetajateks, medõdedeks ja siis kultuuritöötajateks koolitamine käis NSV Liidus ka, ega seal kõik ei olnud ju üsine halb. Väiksed põhjarahvad, nende esindajad said ju isegi Moskvasse ja Piiterisse kõrgharidust omandama just nendes kolmes suunas. Külahandid olid
keele selle säilitanud või oli see Hardiga loskuda juba? Minu enda kogemus oli see, et nad rääkisid. Et Pimmi jõe murrakut räägiti. Aga näiteks perekond, kus mees oli Kasõmmi hant ja naine oli Pimmi hant, siis omavahel räägiti vene keeles ja lapsed rääkisid vene keelt. Et see keele erinevus oli niivõrd suur, et see valik oli ikkagi kergema vastupanu teed minek, võeti vene keel. Nii et selliseid oli ka. Et selles mõttes selline Handi küla oli selline kerget moodi sulastustiigel. Linnahandid, kes juba elasid linnast tõesti Surgutis, Antimantsiiskis ja kellest tegelikult ju olid saanud need kvoodihandid siis kõrgemal tasemel. No seesama Jeremeia Aipin ja nemad olid haritud, nendel oli see uue ringiga keele omamine oluline. Et nemad olid siis selle keele väljasuremise vastu, no midagi nagu Iirimaal oli, et iiri keel oleks peaaegu välja surnud, aga haritlased olid need, kes korjasid üles need jäänukid ja siis ketrasid selle iiri keele oskamise üle tagasi. Et umbes sarnane asi ja Juri Vella, kes oli küll neenets, on ju. Et tema oli veel nii radikaalne vend, et ta ütles, et ma käin väljas küll, aga ma elan ikkagi metsas, on ju, ja tooge oma õpetajad mulle minu laste jaoks siia metsa kohale. Et selles mõttes selline huvitav, et identiteedi kandjad, tihti teadvustamata kandjad või eriti mitte palju mõeldes selle üle oli siis nagu metsas, siis külas toimus selline assimileerumine tasapisi ja siis linnas oli siis tagasipooge teadliku handi keele ja kultuuri kandmise peale. Või olid ka sellised handid, kes olid juba ära venestunud. Aga neid ei loetud enam hantideks. Nad ise tahtnud ka handid olla. Üsna palju 100-aastase vahega, nagu seesama Eesti maarahva. Sest varem ju mindi saksaks, on ju. Maarahvas mindi saksaks, on ju, ja siis kui enam saksad ei suutnud enam sisse taluda nii palju suurt massi haritud maarahvast, on ju, siis tuli eestlane välja mõelda. No mis on normaalne. Et samasugune protsess oli siis ka ajalise nihkega siis ka hantide puhul. Nüüd selle äärmuse kõrval nüüd tulebki see Steti näide, mis oli mõneti huvitav, sellepärast, et ega Steti seltskond oli tegelikult ka väga mitmekihiline. Tippjuhtkond oli Tallinnast ja eestlased. Keskastme juhid olid Tallinnast, Viljandist ja Pärnust. Ja ka valdavalt eestlased. Ja siis need töölised ise, kes ehitasid kas neid samu neid maju, sest tegelikult ju Surguti teede trust, see oli terve kompleks. Seal ei olnud ainult teede ehitamine, aga seal oli siis ka selle toormaterjali ettevalmistamine, selle asfalt, betooni, kõik see remonditöölised, nende samade majade ehitamised, sest need kõik toodi tegelikult esimesel aastatel toodi Eestist kohale. Aga kõik need erinevad osakonnad ja töölised olid valdavalt siis Tallinnast, Tallinna ümbrusest ja Narvast. Et Narva vene taustaga inimesed said Stetist tööd. Ja põhimõtteliselt isegi samade vene meestega koos, ikka õhtuti võtad viina ja räägid et tegelikult ma Eesti meelsemaid, 90-ndal kõik see tekkis iseseisumine ja piirid tulid vahele ja kõik see. Et Eesti meelsemaid tüüpe kui need Narva autojuhid, ma ausalt öeldes ei ole näinud. Nad olid hästi asortselt
olid valmis olema nii-öelda Eesti. Küll nad ei osanud veel lahti mõelda, et kas nad on eestlased või on nad Eesti venelased. Ma katsusin neile selgitada, et Eesti venelane on nagu hea küll. Et see aitab seda loogikat, et zemljatšestvo on venelastel, et on sibirjakid ja moskoviidid, see on täiesti selge nende jaoks. Ja et sa oled Eesti venelane, siis see on nagu okei. Meil kulus mitukümmend aastat, et seda ametlikult hakata enam tunnustama. Aga tol ajal nad ikkagi olid väga Eesti ja mitte vene. Ja kuna Eesti juhtkond tegelikult hantidesse väga soosivalt suhtus. Ja ma usun, et oma osa oli sellel tegelikult nii Lennart Merel kui Kuigil kui kõigil nendel filmimeestel, kes käisid ja kasutasid Surgut või seda setti. Et eks nemad neid siis ka valgustasid. Nii juhtkonda kui ka neid koha peal olevaid keskastme juhte ja neid ka kohalikke. Sest ikka Zastolje viinapudeli taga ikka räägid, mis sa seal metsast tegid huvitavat. Et me ise tegelikult otsapidi kohalike töömeeste rahvavalgustustegevusega tegelesime ka üsna usinasti. Ja sellest tulenevalt näiteks Steti töötajad, ka maateedel sõitvad autojuhid suhtusid Anti kui inimesse. Ja handid olid väga terased seda ära märkama ja ka kasutama. Et põhimõtteliselt selle isiku põhises hoiakus ja kontaktide otsingul, mis määrab ära tegelikult igapäeva hügieeni, jutumärkides. Et suhteid katsuti luua just Steti omadega hoolimata, mis rahvusest on. Antide jaoks vahet ei olnud, oli venelane, eestlane, kui Steti inimene, siis oli selge. Nendega siis prooviti luua suhteid, leppida kokku vajalikku transporti, mitmendale kilomeetrile, sinna metsa sisse keeramisel sa mulle need asjad tood. Sulle selle eest ma toon 2 kartulikotitäit jõhvikaid või haugi. Niisugune otsene kaubavahetus vastastiku kasulik ja ega need siis autojuhid ja need teetöölised, ega nad ei olnud ka rumalad, said aru, see on neil kasulik. Ja kui on kasulikud suhted, siis niisugune sõbralik olek aitab kaasa. Ja sealt sai nüüd seesama see Steti eri suhtlemine selle juure pealt nagu tekkis. Kuni selleni välja, et keskastme juhid ka eraldasid jutumärkides mingitest ehitusmaterjali varudest mingeid asju, prussi või lauda või mida handil läheb ikka tarvis, et maja kohendada metaalis, siis eestlate käest sai. Ja eestlatele viidi ka. Talvel näiteks sööklas saada korraliku haugi fileed. Ei olnud arvu juhus. Handid lihtsalt tõid. Nad tõid ju tonnide kaupa, tõid ju seda kala tõid järjest välja. Ja pärast liiduaegsete nende kokkuostu võrgustike kokkukukkumist neil ei olnud ka eriti kuhugil turundada seda kala ega jõhvikat. Aga leiti sellised otsekaubandussuhted. Jah, et siis see isiklik tasand ja siis see isikliku pealt kasvas selline kogukondlik eri suhtumine kasvas välja. Ja füüsilisest ma juba rääkisin enne. Nüüd, kuidas handid ise suhtusid, otsapidi ma natuke rääkisin, et mõned pered, kes olid nendele teedele, mis teenendasid neid naftajuhtmeid lähemal, et igal perel oli siis oma stetikas, oli ta siis autojuht või teetööline. Ja neil oli ka omakorda nende isiklik ant. Ja kui vahtadega sõideti, siis lennukite transpordiruumid olid tegelikult sinna sõites olid täis. Sest ikkagi kõik see kola, tagavara osad ja vajalik kraam tuli Eestist sinna kohale viia.
tagasi tulles oli ka täis. Eriti talvel Jõhvika ja Poola kastid. Ma ei tea, mitu tonni sealt seda Jõhvikat ja Poola ära toodi. Aga korjasid selle juhendid. Sellepärast, et oma hant oli. Ja noh, kui rääkida Jõhvikast, siis meil Jõhvikas ei jõua kasvada nii pruuniks. Meil korjatakse enne ära. Aga seal oli tõesti tonnide kaupa. Nii et põhimõtteliselt selline naturaalmajandus töötas väga, väga hästi ja antidele valmistas see rõõmu. Ja nüüd tänu nendele kino või filmitegijatele suuresti ja muidugi ka meie mõjul, sest selle üle 10 aasta, kui me käisime ekspeditsioonidel, siis iga uue kohatud Andi perega tegelikult me läbisime rituaali. Hakkasime rääkima, et ikkagi eestlased, eesti keel ja handi keel, sugulaskeeled. Õhtusel tee joomisel hakkasime siis vaatama, et kala ja kuhl ja kuni 5 langes sõnad kokku, kodu ja kots. No, et ükseid otsisime, no igal korral leidsime nagu vähemalt 20 ühise juure pealt sõna. Kuigi ei ole Läänemere Soome aru, ikkagi Ugri aru, aga sellegi poolest. Ja see nagu tekitas sellist esimest meie tunnet. Ja see jälle omakorda hante nagu avas. Siis me rääkisime, et millesse me usume. Üks lahe pere oli see, kus pereisa ütles, et tema on teaduse usku. Ma küsisin, intrigeeritud, et kuidas nüüd on. Sest üldiselt nad venelastega üldse ei jaganud, ei oma usu arusaamu ega muid asju. Aga siis ta seletas, et tema muidu ei usu, kui ta on ise läbi katsetanud. Et eksperiment. Et tõi näiteks ühe näite, et kui ta oli mööda metsateid käinud, siis ta korraga tundis, et ühe puu juures on nagu see hlunk, vaim. Ja et äkki on kasu. Ja võttis selle puu küljes, siis lõi 2 poolt nagu selle kiiludega lõi selle pilpa, millest ta siis nii kerdas nuku. Ja koha peal tegi silmad. Kui silmad teha sellele puuslikule, siis tuleb hing sisse. Sellepärast näiteks palju aastaid hiljem, kui me siin tõime ühe Soome tüdruku kaasa naisi uurima, siis naistega rääkima, siis tema tegi õhupalle, puhus täis ja siis hakkas joonistama silmi. Siis naised kohe nagu nõelatud olid kohe kallal ja ütlesid, et ära joonista. Võtsid käest kinni kohe niimoodi ja siis hakkasid seletama, et nii kui sa silmad joonistad, tuleb talle hing sisse ja kuna õhupall läheb kergesti katki, siis see hing pahandab. Kellel seda jamma vaja on? Et põhimõtteliselt siis ta tegi siis need silmad pähe ja tõi hlungi koju. Ja nendel ohvriliitustel siis ka kossitas ja niimoodi 2 aastat. Ei mingit tolku. Et siis ta, kuna ta oli teadlane ikkagi või teadususku, siis ta vaatas, et ei ole mingit tolku ja viis selle nuku sinna puu juurele tagasi. Et selline huvitav. Ja see pere oli muidu ka esimene, kes üldse võttis kasutusele uusi asju kõige rohkem. Näiteks nende lapsed õppisid lugema. Muidest antidel on samasugune komme, et lapsed õpivad lugema kodus, mitte koolis. Kooli minnakse juba lugemisoskusega. Nemad õppisid lugema autojuhi lubada eksami kogumikust. Ja ikka vene keeles. Vene keeles, muidugi. Sest handi keeles on küll handikeelses õpikuid, aga kõik olid põhja handi keeles, ida hantil tulku. Kõik on kirillitsas. Kirillitsas.
NSV Liit, Rossijski Föderatsia, noh, mis sa teed ära. Aga mulle avaldas see väga, väga suurt muljet, kui meil lugema õpiti piiblist, siis seal õpiti liikluseeskirjadest. Ja muuseas, selle sama pere, siis kõige vanem poeg ja pereisa, see oli nüüd küll 90-ndate lõpus. Nemad olid ka esimesed andid, ühed esimesed, kes tegid ära autojuhi load. Ja tegid veatult. Ja tegid kõige kiiremini. Ja Vene nii need eksamineerijad kui ka need kaaseksaminandid olid eriti nördinud. Et jultunud tüübid tulevad, teevad 20 minutiga ära ja veatult. Pooled kukkusid läbi. Noh, et selles mõttes, et see näitab teatud nagu seda kujutluspilti, mis siis okupantide poolt on loodud ja antide tegeliku sellise oleku vahel. Teine asi, millega nad avanesid, olid lisaks usundi asjadele, mida ma täna ei jõua üldse käsitleda. Kuigi ma kirjutasin sünkretismil üsna palju artikleid ka, see oli nagu hästi põnev, see oli selle teadusliku maailmapildi ja handi rahva usundi ja siis varasemana siis ka selle ortodoksi kiriku ja handi rahva usundi vahel olid väga huvitavad seosed, ka perepärimuseni välja, aga noh, see selleks. See, kus nad avanesid, olid huumor. Nad viskasid metsikult palju väga peent ja musta huumorit venelaste kulul. Ja mina hakkasin sellest aru saama tegelikult alles vist 3. aastal. Sest ta oli nii ära peidetud. No näiteks, et kui Ant seletas, et kuhu see autojuht peaks vahtaga minema, siis ta seletas umbes niimoodi, et sõidad põhitrassilt ära, siis sõidad selle nafta pumbani, keerad vasakule ja siis lähed 3 kilomeetrit. Ja siis, kui see autojuht küsis üle igaks juhuks, sest neil on ka mingi kogemus, et alati ei klapi, et kas oli 3 kilomeetrit või? No siis ütles mees, et noh, 3 handi kilomeetrit, 8 vene kilomeetrit. No, teine hea näide on näiteks see, kuidas talvel on seal päris külm. Me käisin küll märtsis, siis vahepeal natuke soojemaks, aga oli ka päris julm teinekord. Et oli vaja seal Andi külast mootorsaaniga sõita Lantori serva siis piiritust ostma. Aga piiritust müüdi seal lahtiselt. Ja siis kilekotis. Ja siis nad sõidad seal mõned kilomeetrid mootorsaaniga, tagasi tulles oli pool piiritust ära jäetunud. Ja siis Andi ütlesid, et mõtlege, et see handi külm on ikka nii kõva, et vene piirituse nad ka pooleli külmutab ära. Kas see oli sama konn või? Ei, ametlik piiritus, aga loomulikult veega segatud selles mõttes, et siis sai rohkem raha. Kui kangel ta võis olla? No pool jõudis selle 20 minutiga ära jäetuda. Ma arvan, et see oli laiem kui viin. Poes müüdi, ma mäleta, kas oli 80 või 90 kraadi. See nagu nendes kohtades pudelis. Piiritust või? Aga see oli juba vesitööd. No, aga nad ei saanud seda öelda, nad viskasid nalja. Et handi külm on kõvem kui vene viin või vene piiritus. Et põhimõtteliselt ütleme, muidugi seal oli Antide jaoks natukene selline keerukamaks tegev asi ka, et nad jälgisid hoolikalt, et kus nad viina ostavad, kui nad metsa lähevad. Sest kui sa võtad metsa kaasa, siis sai, reeglina nad olid metsas alati, kui olid need mõõrid. Mõõr on siis püha ohvri
talitus. Jõõr oli siis see väiksem, mida iga perekond ise tegi erinevatele haljatele. Meie olime nii paavstid, et iga jumala kord, kui me ikka küsiti, et viina on, siis kui me viinapudeli panime, siis meie tahtsime saada tuleohvrit. Et ikkagi koduvaimule ja tule kaudu ja muudes saime siis ka palvet saime ilusti ülesse võetud. Aga kuidas seda seletada? Ükskõik millisele vaimule, siis ka tule vaimu kaudu seda ohverdati, siis pärast see viin, see esimene viin, see visati tulekoldesse. Ja tule käitumise järgi vaati, et kas on head märgid või halvad märgid. Hea märk oli see, kui tulekolle, lõkke puhul sammas läks ülesse ja siis talvel, kui oli see plekkahi, siis lõi niimoodi talveonni seinani välja. Aga selleks pidi olema ikkagi seda etanooli seal piisavalt palju, Et sellist veega tembitud viina ja siis nad kuulasid maad, et millisest poest, millisest lafkast tasub osta. Et oleks head märgid. Kas nad viini ka üldiselt tarbisid? Ei. Üldse ainult viin, jah? Ei, ainult viin. Kuidagi, millest? Ei, neil ei ole alkoholitraditsiooni, sest ega see viina nad said ju tegelikult ka Vene kaupmeeste kaudu, Tsaari Venemaal ajal. Ja viinaga on neil üldse lood kehvad, sest neil on sarnaselt jaapanlastega on see geen on puudu ja tihti mürgitavad ennast ära ja eriti kui see etanooli osa on kantud autokolonnist ja see on ka tegelikult nende naftameeste selline teadlik töövahend. Anti joodeti purju, kui oli tarvis saada allkirja. Või kui oli ju piisavalt kaua sisse joodetud, siis mingi hetk mingite asjade saamiseks, selle sama viina saamiseks pidi ta vastavalt käituma. Et selles mõttes mitme põlvkonna jooksul tegelikult alkohol ikkagi laastas väga tugevasti Ante. Aga ta oli nende sellise usulise elu üheks osaks muutunud. Just tänu sellele, et see tule pealt sai ennustada. Kas joodikuid ikka liikus ringi ka või magasid? Külaantide juures oli seda joodiklust rohkem ja nendel aegadel, kui koguneti sinna piirkonna keskusesse, enamasti kas palka saama või pensionid saama ja siis samal ajal olid need suuremad sellised rahvapidustused ka, siis oli neid magavaid purjus inimesi ikkagi oli, isegi naisi. Aga samas oli väga tigedaid naisi, kes neid magavaid joodikuid ära korjasid. Nii et selles mõttes 50-60. Vot, et siis see Andi usund, Andi huumor avanes palju aega hiljem ja siis kusjuures kui me mõtleme oma kolleegide peale, vene kolleegide peale, kes käisid ka Ante uurimas, siis tegelikult mõni aasta hiljem me ikkagi lugedes neid publikatsioone, kas ütleme raamatuid või artikleid, siis oskasime ära näha, kus on lihtsalt ka teadlasele on hambasse puhutud. Ja sellel on kaks nagu põhjust. Üks on see, et endale olulisi asju venasele ei öeldud. Ja see oli see tagasipõrge sellele, et kolmanda järgu olend. Ja teine põhjus oli see, et ei öeldud olulisi asju ja ka kardeti. Et ka Sõmmi sõda, kui sellest on Art Leet on kirjutanud terve raamatu eesti keeles ka. Pärast ka Sõmmi sõda tegelikult ka Sõmmi elanikkond nagu paiskus laiali. Eriti need pered, kus oli šamaani liin oli tugevamini sees. Tegelikult šamaani liin oli iga jumala perekonnas. Kas meesliin või naisliin, tihti peale mõlemad. Et mõnes oli see tugevam, mõnes oli nõrgem. Ja täiesti ilma liinita pere oligi see sama, kes oli teadususku.
see on ka omaette ooper, kuidas nad see tekib, kuigi see jooksis läbi ikkagi läbi ortodoksi sünkretismi, aga põhimõtteliselt meil ilmusid šamaanid, kellega sai nagu natuke rääkida, nõrgad šamaanid tekkisid kolmandal aastal, kui me ekspeditsioonil käinud järjest, hakati natuke rohkem rääkima, et minu tuttav ja siia-sinna ja esimene elus šamaan koos rituaaliga ilmus 5. aastal. Meie olime siis need omad. Ja see näitab, kui suur see hirm ja see šokk sellest Kasõmmi sõjast, kus seal tegelikult ju lasti maha neid Kasõmmi sõda või? 37. Jah. Ja selle efekt on siiamaani, et selles mõttes. Ja et see avanemine on jah, et sama Hant, kes oli meiega nagu lõbus ja viskas villast ja oli tore. Kui oli Steti juht, siis oli ta enam-vähem samasugune, aga noh, ikkagi vaoshoitum juba. See oli ka territooriumi järgi. Metsas on väga avatud. Trassi serval on nad juba sellised väga, rohkem nagu sulatud tüübid. Introverdid täiesti ja siis küla vahel on nad täiesti, ainult vaatavad otse ette. Kui me räägime metsa ja siis ka siis selle Steti inimese juures on nad enam-vähem, kui on oma stetikas. Siis temaga ollakse nagu ka avatud. See ongi selle isikliku suhte nagu teema. Aga nii kui oli naftamees, siis oli müür ees. Seal mõni ülikool ka on? Surgutis on ülikool. Mis sorti seal on? No rohkem meie TalTechi moodi. Tehnikaalad on suuresti, naftatööstus. Aga tegelikult seal oli humanitaariat ka, olid etnolooge ja arheolooge. Sest artleetega, kellega me jäime sinna ekspeditsioonidele, me saime kokku, enamasti tüdrukutega. Sattusime arheoloogidele peale, kes kaevasid välja neid vanu kindlusi. Handid olid omal ajal ikka sellised väga kõvad sõdijad ja neid kardeti. Ja on leitud vanu kindlustusi, mis olid ikka korralikud kindlused, ikka linnused. Ja ka selliseid haudu, kus olid rõngassärkidega tegelased, rauas rõngassärkidega. Sellised 1000 meeter 90 pikad, nii et ütleme selline suurte meeste nagu rida oli ka seal olemas. Ja siis, eks me saime siis nende küll vene või tatari või mingi muu taustaga tudengitega saime ka suheldud ja läbi. Valdavalt Ekaterinburgi, Hanты-Mansiski ja Surguti omadega. Mõni kirik on ka seal püstikud. See on see, kuidas ikoonidega ümber käiakse, see on nüüd oma et tund aega saab rääkida. Aga kirikut ma seal ei näinud, seal on käsi püsti, jah? Ma lihtsalt ei segadeks, et mida need teedeehituspostis töötavad eestlased siis ehitasid neid linnu, kus töötavad naftatööstuses töötavad inimesed või nad ehitasid infrastruktuuri nende linnu ümber või mida nad täpselt ehitasid? Steti omad ehitasid teid. Aga selleks, et nad saaksid teid ehitada, pidid nad valdavalt Eestist kohale tooma kogu kola, millega asfaltbetooni toodetakse. Masinad, agregaadid ja üles ehitama ka enda olme. Kõik tuli sinna kohale vedada, sest ega seda keegi sulle ei andnud. Et selles mõttes Pärnu mehed tegelikult ja osalt ka Viljandi mehed, seal olid ka ehitajad, majaehitajad. Aga majaehitajad tulid varem ära. Sellepärast, et kui piirid tulid vahele, siis ega need suhted ei olnud ka kõige ühtlasemad, ütleme niimoodi, et majaehitajad sõidi turult nagu varem ära kui teedeehitajaid.
Stetiga taheti, Surutneft-Gas tahtis lõpetada lepingut samal ajal Kogalõmmis olevate majaehitajatega, noh Eesti majaehitajatega. Aga pärast seda, kui nad üks aasta olid proovinud ja selle sama ühe aastaga siis sõjaväe ehitatud teed olid juba sõidukõlbmatud, siis tuli naftameestel mõistus tagasi ja lepingut taastati. Sellepärast, et Eesti teedeehitajad kasutasid neid muldkehade säilimiseks tekstiili. See oli spetsiifiline tekstiil ja selle, mis pandi muldkeha ümber, siis tuli betoonplaat ja siis tuli see asfalt. Et meie Eesti meeste teed või Eesti Steti teed säilisid. Nad pidasid vähemalt 5 aastat vastu. Ja see oli ka põhjus, mis pärast tegelikult siis ka juba erastatud Stetti hea meelega kasutati nii kaua, kuni siis selle erastamise järgne juhtkond lasi selle asja põhja. Seal mõni teater või kontserdimaja ka oli? Leontoori linnas oli Dom Kultuuri saaliga ja harjutussaalidega ja noh, nii nagu see standard ette näeb. Siis tegelikult ju ega see nendes koloniseerivates maades olid ju omad need kosti järgi seatud nagu need tingimused. Kui oli nii palju rahvast, siis pidi olema Dom Kultuuri. Kui oli nii palju, kui oli vähem rahvast, siis oli see, ma ei tea, punane nurk või mingisugune väiksem asi. Aga seal ikkagi tehti ikka kosti järgi kõik asjad. Eestlastel oli oma selline 3 standardmaja pealt oli siis sinna keskele ehitatud suuruskene originaalkuppel. Nii et selles samas suuremas majas siis peeti ka erinevaid sündmusi. Kui ma eksi, siis see Soome-Ugri konsultatiivnõukogu pidas isegi seal mingi jugra päästmise mingi konverentsi. Mis oli varem? See oli üks teine asi. Ma ei mäleta, no mis ta oli, ma olin sulle abiks seal igatahes, seda ma tean. See oli Franks ja selle päevakorraldaja oli Mart Soosaar. Täiesti kogu sellest konsultatiivkomitest mööda. Okei. Aga igatahes seal oli hästi palju neid hante ja eestlasi oli ka ja kuidagi oli seal Andres Einapooli oli ikkagi arranžeeritud ja mina olin tema paremaks käeks, seda ma mäletan, ma jooksin Andrese eest. Kas praegu seal on riik üks Gazprom? Vot seal on erinevad see NSV Liidu lagunemisega tegelikult need naftafirmad ju ka ju lagunesid ja erastati erinevalt. Et Surutneft-Gassi erastas siis Bogdanov, aga tema oskas hoida nagu madalat profiili ja oma andamid sinna Moskvale ära maksta. Aga kes see kuulsam naftamees oli, kes kinni pandi? Jah. Et tema oli siis selle idapoolsete naftaväljade nii-öelda omanik. Üks küsimus. Jah. Et kas eestlastel oli siis hantidesse kuidagi hõimurahvalik suhtumine või suhtuti samamoodi nagu Vene ehitajad, et mingi segafaktor? Ei, seda ma räägingi, et tegelikult nii tippjuhtkonna poolt kui keskastme juhtide poolt, no Eesti rahvusest juhi positsioonil olevate eestlaste hoiak oli väga soosiv hantidesse. No see sugulus, need võite nagu inimesi. Kindlasti või? Kuidagi uskumatu natuke, kui lähevad teede ehitajad, nad ei olnud ju etnoloogid. Ei, nad suhtusid hanti kui teise eestlasse, suheldes võtsid seda võrdväärsena. Kokkulepped pidasid. Soosiv selline abistamisrida oli ja nüüd Vene eestlastel, nendel on nüüd kahte pidi. Üks oli see, et minu isiklik kant, sest see on kasulik ja ta on tegelikult üsna lahe, kui ta on avatud.
aga teine oli see ka, et kui ikkagi juhtkond ees demonstreerib mingit hoiakut, siis see võimu vertikaali kaudu see hoiak läheb edasi. Et need kaks momenti ja ma räägin, noh, see ongi need, et handid põhimõtteliselt ja isegi väljaspool seda Pimmi jõge olevad handid tegelikult teadsid, et Eesti teid ehitatud normaalselt, isegi kui juhtum venelane. See oligi see erinevus. Ja see Putiniga hakkama said. No. Putini usku või? Praegu pärast seda, kui see 2014 hakkas see Ukraina pulvi peale, pärast seda, eriti 22, meil enam ei ole kontakte. Sest varem oli niimoodi, et tegelikult kuna vahepeal sinna Sartõmmi ehitati juba ka korralik küla juba üles ja Leontoris Sartõmmi mobiili ja interneti saamiseks tuli sinna vahele metsa triangulatsiooni korras panna need mobiilimastid püsti. Siis kõik ümbritsev mets oli tegelikult ühendatud meiega internetis. Ja et me suhtlesime tegelikult läbi mobiiltelefonid ja täitsa okeilt. Aga praeguseks on kogu sidemaas ei vasta. Nii et arvata on, et nad on metsas peidus ja loodavad, et ei toimu teise maailmasõda aegne asi, kui hant korjati metsast üles, kui nad olid head jahimehed, siis neid pandi snaibriteks. Mul on tunne, et nad tõmbasid jälle metsa peitu. Jah. Aga millal see teede ehitamine algas üldse, et mitmekümnendatel ja millal need eestlased sinna nagu läksid? Et see oli ju enne seda, kui sina hakkasid käima. Ei, loomulikult. Selleks ajaks, kui meie sinna 80. lõpus esimese kontakti saime teede ehitajatega, siis olid nad seal ikkagi julgesti üle 10 aasta tegutsenud. Ma ei oska sulle peast öelda. Neil oli eraldi näitus, et see Steti iseloomustas niisugune huvitav asi, et nad olid tegelikult väga nagu sellised keskkonnateadlikud, see kultuurikeskkonna, et neil olid oma ajaloost oli näitus, fotod, kõik need esimesed Pimmi jõe need asjad ja saadi kokku tegelikult töötajaid toodi kokku niimoodi mingisugusel tähistamisele minu arust veel 9. keskpaigas, kui oli tegu nagu eraäriga juba. Et aga mul ei ole meeles, mis täpne aasta on. See ei ole. Mis sporti või mis sorti sporti nad seal teevad või ei teegi üldse? No handikirves. See on selline kirves, mis on pika kitsateraga ja mille siis see puuosa tegelikult meenutab natuke lennukitiiva. Ja seda visatakse siukse nurga all. Ma olen seda harjutanud. Ja ta võtab siukse pöörlemise sisse, et ta muutub nagu tegelikult tiivikuks. Ja see tiivik, kui on osata visata, siis ta erinevatele õhuvooludele toetudes siis nagu sõidab. Ja sellega püüti metsikuid põtru. Siis kui põder jookseb, siis tal tekib ju õhupööris. Ja kui see kirves on tundlik õhupööri suhtes, siis ta läheb pöörist läheb järgi ja siis haavab teda. On ju. Ja kui pöörist ei ole, siis ta läheb sinna mingi 30 meetrit kõrguse ja tiirleb ühe koha peal. Nii et ükskord oli, seda ma nägin ise oma silmaga. Et seal võistlustel oli niimoodi ja siis Ant viskas valel ajal. Ja siis läks sinna pöörlema ühte kohta ja siis kohtunik kuidagi ka reageeris kuidagi valel ajal. Hakkas jooksma. Ja siis kirves pikeeris talle kuklasse. Õnneks ta oli paks pehme selline karvamüts, aga uimaseks ta lõi. Et see spordiala siis on maadlus. Ja siis on nartade üle hüppamine, tähendab seda, et mitu korda sa jõuad ühele poole nartat teisele poole hüpata.
ja oli ka, et üle mitme narta sa jõuad hüpata. Ja siis olid laskmisalad ja suusatamine. Nii et 5 ala. Jah. Tahaks ikkagi küsida veel, kuidas mõtestada seda koloniaalset konteksti, et te ühelt poolt kirjeldasite solidaarseid suhteid, eks ole, nende Eestist pärit ehitajate ja siis nende antide vahel. Aga teisest küljest see laiem kontekst on ikkagi, et neid teid ehitatakse selleks, et see koloniaalvõim saaks laieneda põlisrahvaste aladele, et saaks naftatööstust rajada, et saaks, eks ole, sinna uusi inimesi tuua. Ja need inimesed, kes neid teid ehitasid, nad osalevad selle koloniaalvõimu kehtestamises ja isegi kui neil on natuke sõbralikumad suhted nende põliseelanikega, kes seal piirkonnas elavad, see koloniaalvõim kehtestab ennast ikkagi. Mul on lihtsalt nagu küsimus, kuidas seda koloniaalset konteksti kuidagi ja selle erinevaid nüansse mõtestada. Ei no, selles mõttes tavatöötajad ju ei süvenenud sellesse. Nemad käisid palka teenimas. Ja palk oli hea. Ja nõukaajal veel tööstaaž jooksid ka mingisuguse koefitsiendiga, on ju. Ja nemad ei süvenenud, nemad süvenesid oma igapäeva sellise kontakti. Juhtkonna poolt, juhtkonna liige oli mu ema, on ju, et tema oli minust liiga ära mõjutatud, on ju. Et ma arvan, et seda võeti üsna pragmaatiliselt. Et kui meie ei teeks keegi teine, noh. Mis seal kõige levinuvad inimeste nimed on, need eesnimed või perekonnanimed? Korduvad ka, Ivannisid on palju. Antidel on kahekihiline nimede süsteem. Et ametlikult on vene nimed, vene eesnimi ja siis venestatud siis perenimi. Mingi ov või na on pandud sinna lõppu. Aga igal handil oli siis ka oma handi nimi. Ja noh, Aiko näiteks on väike poiss. Et ütleme sellised nimede loogika natukene meenutas neid vanu Eesti nimesid, kus võeti kas mingisugune lind, loom või ilmastiku nähtus või mingi jumala kaitstud. Näiteks nimed tihti pandi niimoodi, et kas seda nägi naisliini pidi šamaan, nägi unes. Või mõnikord tehti ka niimoodi, et kui laps sündis, siis seda tegid naised. Et naisšamaan pani siis mõne teismelise tüdruku magama. Hüpnotiseeris ära. Ja see siis selles seisundis hakkas rääkima läbi une. Või tema kaudu hakkas Jumalanna rääkima. Ja see ütles ära, et kõigepealt, mis Jumalale tallub. Näiteks Kasõmmi jõe naised, kõik on Kasõmmi Jumalanna nii-öelda vaatluse all. Tema vaatab neid. Ja kuna Kasõmmi Jumalanna oli lonkas, sest ta läks selle Numitoorumiga ehk kõige kõrgema Jumalaga läks oma isaga, hakkas vastu talle ja päris korralikult, siis et ta sai õiguse. Aga Numitoorum sellest, et ta julges vastu hakata, ütles, et need haavad, mis sul külge jäid, et need jäävad edaspidi ka. Et kõik handi naised tegelikult rohkem vähem Kasõmmi jõe omad lonkavad. Sest nende see kaitsepühak või kaitsejumal lonkab. Et see, nad saavad selle teada ja siis ka nime. Ja enamasti saadakse ka teada, et milline eelnev sugulane ta on. Sest nende uskumise järgi minnakse pärast surma teise ilma. Teises ilmas muututakse nooremaks, järjest nooremaks, kuni selle sünnitakse siia tagasi. Ja niimoodi käib see ringlus. Nii, ma mõtlen, et juba nüüd toredaks jutuajamiseks on läinud. Aga tegelikult võib-olla võiks veel paar küsimust ehk võtta siis. Jah, aga ainult küsimused siis. Kuidas nad laulavad? Hästi. Ma mõtlesin, et te õppisite ära mõnele. Ei, see on hoples. Nendel eriti veel pühad laulud on. See on isegi siukses keeles, kus tänapäeval isegi vanem hant ütleb, et ma saan aru, see on handi keel, aga ma ei saa aru, mis see on. Ja kui sa ei saa aru, mida sa seal valesti hääldad, et laulmist ma ei õppinud. Ja ma laulan mööda ka.
kas need olid nii ballaadilaadi midagi või? Natukene meenutab ta saami lufti. Vot saamil on joik ja luft. Luft on selle idasaamidel, kus on nagu sõnad ka rohkem, mitte ainult see. Et selline, need hääletooni variatsioon on väga oluline, aga siis tegelikult ka need värsid. Ja see pühas keeles rääkimine, et see ongi nagu selle handiliini üks nagu selline või šamaaniliini üks nagu see tunnus. Et sa oskad pühas keeles rääkida ja tõlgendada hiljem seda. Ja ongi isikulaulud, mille laulmise eest samamoodi nagu saamide juures, et kui keegi sinu isiklikku laulu laulis, sa võisid ta ära tappa selle eest. Sellepärast see on, ja siis olid perelaulud ja no iga, et selles mõttes nagu see laul on pühitsetud tekst. See on laias laastus nagu meie regivärs. Et ka, et tegelikult need vanad loitsud ja sellised vanemad müütilised lood, mis on ka loitsud tegelikult, ongi pühitsetud tekst. Tavaline räägitud lihtne tekst on tavaline ja siis regivärs on pühitsetud või nende see püha keel. Et selles mõttes Kalevipoega näiteks on Eesti kultuurikarval mõrv, sellepärast et kodanikud, estofiilid võtsid need pajatused, need hiiu ja vanapagana lood on ju, ja väärindasid nad pühasse keelde ehk see regivärssi. Mis on täielik absurd, on ju. Kes on meie see suur eposlik nii-öelda eeskuju? Purjuspeaga mõrvar ja vägistaja, on ju. Et selles mõttes, et sellised nagu, see on asi, millega ei saa mängida ja seda ma õppisin seal Antide juures küll, et pühade tekstidega ei mängita. Aga see on juba täiesti oma teema. Ja tegelikult on, mul oleks võib-olla veel üks selline, võib-olla niisugune oluline küsimus, et siin oli kohe algusjuttu nagu sellest, et kuidagi maailmas me teame, et mis on juhtunud nende indiaanlaste lastega ja nii edasi, nendes internaatides ja nii edasi. Kogu selle valge mehe nii-öelda vägivald. Aga samas, eks ole, ja venelased siis, või ütleme siis Moskva poliitika ütleb meile, et aga me oleme väga humanistlikult käitunud, kõik on suures armastuses ja nii edasi. Ja midagi nagu eriti teada ei ole, aga miks? Et tegelikult samas tuli kohe algus välja, et seda kõike oli ka. Oli kõike mida? No ma mõtlen need internaatide rajamised, nii-öelda surnuaja peale lasteaedade rajamised on niisugune, aga sellest ei teata. No sellest nagu ei hoolita, sest ega nagu ma ütlen, et see privileegi pimedus, selleks, ja eriti venelaste puhul, kes on ju kultuurituujad nagu kõigil rahvastel, on ju see number 1 on ju Velika Russ. Et nende privileegi pimedus on nii sügav ja tugev, et nad isegi ei tule selle peale, et see oleks mingisugune patutegu või jama, et handi surnuaia peale ehitada lasteaed. Nad ei tule selle peale, need mees on okei, sest see on mingi muu maailm. Et seda suhtumist on, ja ma olen kindel siiamaani ka. 2007 vähemalt me Silver Seppaga seal käisime, siis sama suhtumine jätkus Russkiskies lõdvalt. Aitäh! Nii, teeme nüüd Ansoorile ühe aplausi. Et oli tõesti väga huvitav.